Need on kleepsud. Need on Sydney kapis. Sydney kapis ei ole enam midagi. See on nagu Billie Eilishi referents, et vaata, tal on iga aasta see... See Vogue'i... See ei ole Vogue või on või? On küll. Valige, mis on kõige seksikam, kas 2 aastat tagasi või aasta tagasi või praegu? Mis siis arvad? Praegu. Tervist, tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui mina jagasin stories, et teie tulete siia, siis ma sain väga palju elevaid sõnumeid. Yes, jälle Klišerika ja Maxiga video. Et te olete mu kanali staarid ja te olete need, kes seda üleval hoiavad. Ja mina siis hoian muusikakarjääri teil üleval ka. Me oleme siin 3. aastat, 3. korda järjest. Teil tuli just lugu välja. Mis te emotsioonid siis hetkel on? Ilus ilm tuli välja, looga koos. Väga cool video on ju. See on nii hea lugu. Nagu see on tõsiselt, see on kõige lemmikum lugu. Meie lasime või mina lasin ja siis teie jagasid edasi. Teil, kallid vaatajad, avaldada arvamust meie kohta ja eelarvamust ja siis nagu ausalt anonüümset tagasisidet. Ja nüüd meie oleme siin, et neid lugeda, neile reageerida, neid ümber lükata või nõustuda. Ma reaalselt lähen nuttes minema siit, mul on täiesti kas see oli sinu idee ka veel? Ei no lihtsalt hea idee, aga samas, hei, come on. Nagu kriitika on hea. Anonüümne kriitika on ka väga imelik asi. See video on mu 13. põhjus. Okei, ma lihtsalt alustan. Esimene on Maxile. Max, ülikõva mees, reklaamib suurima julguse kampaaniat. Vana oli ja on ise päris suur pulli. Nii? Ja ma olengi pulli? Ma ei ole. Südamest tuli, ma ei ole. No, lähme järgmise juurde. No ma saan aru, kus see tuleb, või ne? Inimesed, kes on debiilikud, ma pean seda ütlema nagu. Sorry, kui see on sinu arvast kiusamine, siis tunnen halvasti endaga, See ei ole kiusamine. Kui sa ütled, et ma olen kiusaja, siis kas ma ütlen, et ma olen kiusatud? Erik, mis sa arvad? Ma arvan, et kiusajaid võib kiusata. Mis tähendas? Ei, kas sa arvad, et ma olen pulli? Ei. Kas sa arvad, et ma olen pulli? Natukene oled küll. Okei. Siin peab teadma inimesena, et sa ei võtaks seda... Aga vaata, raske on olla nagu avalikkusele tuntud, et sest kõik ei tea mind inimesed, vaid nad näevad ju seda, kui ma kiusan kedagi, mitte seda, kui ma ei kiusa kedagi. Ma tunnen Eeriku kohta. Wow. Oled valmis? Erik, sa oled täiega tore ja minu meelest läpid väga hästi. Klišeriku kohta ma nii väga ei tea, aga tundub väga sõbralik ja tore sel. Pole midagi halba. Väga bänger laulud, aga ainult sul. Ta on vahva Tegelinski. Jah, Tegelinski on ka väga hea sõna. Sel ja Tegelinski. Vahva Tegelinski. Ja vahva ja tore on just head sõnad sinu kohta ka. Max tundub nagu hardcore misogüün. What? Kuule tõe. Minu arust see on ka nagu, isegi kui ma vaatan lihtsalt sinu persoonat, siis ma ka ei ütleks, et see tundub nagu hardcore misogüün. Mul on sõpru, kes on naised, nii et ma ei saa olla. No ma ei saa aru, vaata, kus need tulevad lihtsalt. Okei, aga see video on tõesti sellele, et ma ei ole. Siis ma teen taga videot. Ei, no see on täiesti vale. Poisid on mu lemmiklauljad. Süda. Lauljad. Sindi eelarvamus oli, et hull bitch, aga nüüd mu lemmik YouTuber. Hull bitch on indeed. Ei ole. Crazy bitch. Ma ei ole üldse bitch. Ta usub kristallidesse. Sina ka. Oled kunagi kuulnud misogeenilist mehest, kes usub kristallidesse. Laeb horoskoopi ja saadab naised kööki. Sydneyl iga nädal uus celebrity crush. Kas ta ikka on stabiilne suhtes? No ütle. On ikka, jah. Tahaks loota küll, jah. Hetkel on veel. Ei, kusjuures mul ei ole celebrity crush üldse. Kui mul varem ma nägin sen täiet ja ma ilastasin, siis nüüd ma vist vaatan, et nagu ta on tohutult ilus ja väga andekas, aga mul ei ole... Sa lihtsalt said üle, kuna sa tead, et sa ei saa teda mitte kunagi. Ma saan parem. Te olete sitapead. See on siis kõigi kohta. Vahepeal ikka. Okei, ma olen sitapea, aga ma ei ole pulli. On üks siuke lause, et kõik mehed on sitapead. Sitapead, kõik mehed. Seda on klubis tund vahepeal. Kõik mehed on sitapead. Erik on nii vaikne. Ma olen lihtsalt low-key. Üli hea sõna, mida öelda su kohta küll. Nagu lihtsalt low-key. Erik lihtsalt ei koti nagu mingid asjad. True. Mis mingisugune siuke tavaline igapäevane asi sind ei koti? Small talk. Kui ma jõudsin siia, siis hakkasid, et kuidas seal Soomes läheb, siis ma veits nagu tahtsin ennast ära tappa. Max tundub veits boomer. Jaa, ma olen. Mu keskmine sõprade vanus on, ma arvan, mingi 30. Sorry, kui ma mingit TikTok'e ei tee kogu aeg ja... Teed ju? Veits teen, jah. Aga sorry, kui ma mingit popsocketit ei kanna, siis ei tähenda mu boomer. Hemoroidid ei ole veel nagu kohal. Sydney tundus kunagi veidi nagu Siim Kallas. Esiteks, mida see tähendab üldse? No see, et sa rottisid 10 milli. Klišerik on alati sümpaatne ja nutikas noormees tundunud. Pole kunagi elus keegi mulle nutikas. Sümpaatne ka, ma olen tuim tükk. Tuim sell. Ma olen tuim sell, kes on nagu aeglane ka veel selle peale, et ma ei... Ja Maksimil ei saa.
Maksim või? Maksimil ei saa ka ühtegi halba sõna öelda. Kuigi kunagi arvasin, et ta on konservatiiv tema soengut. Nii, ma olen konservatiiv ja soengute... Okei, nii, editime siia. Soeng. Mul oli fucking lehmasoeng, mul olid roosad juuksed, mul olid rohelised juuksed, mul olid sinised juuksed olnud. Kõlab nagu EKRE, kõlab nagu Isamaa. Kas sa seda kaabut oled kandnud kunagi või? Hui olengi ju. Sa peaks sinimustvalged juuksed tegema. Ütlen ausalt, Glisherik tundub selline tüüp, kes ei pese peale urineerimist käsi. Ma ka mitte. Ma kodus tavaliselt ei... See sõltub kui messi olukord on olnud. See tähendab? Sest ta vahepeal läheb mööda, siis pead pühkima paberiga ära vaata. Ja siis, kui sa juba pühid, et no, ma ei tea, sul pesta käed ka või? A niisama ei pese või? No see sõltub olukorrast. Ja ma arvan, et ma räägin väga paljude meeste eest, et see sõltub olukorrast. Nagu enamus ajas on nagu hands-free niimoodi. Pluss, mu käed on palju mustemad kui mu munn niikuinii nagu. Peaks enne kusemist pesema käed ära. Sa teed seda või? Ja ma pesen kogu aeg käsi. Pesed enne kusemist käed ära? Mina ei pea midagi hoidma, kui ma vetsus käin. Pühkima ikka veed ju. Ja pesen käed ka ära. Ei, aga kui on teiste inimestega kontakti järgi, siis on alati käed pestud. Ma olen kodus. Kodus ja faktad. No mina teen keyboardi, siis ei külge küll seal. Ma arvan, selle keyboardiga on kokku puutunud palju rõvedamad asjad kui... Sidney üritab nii äge olla, aga pole üldse. True. Vanad lipparid. Ei, selles mõttes ta on täpselt nii vahetu inimene, kui ta kuskil avaliku ees. Sa ei ürita olla keegi teine. Aitäh! Palun. Glisherik jätab mulje, et ta vaatab iga õhtu Jaanus Meidla laivi, aga ma ei kritiseeri, sest igal ühel erinevad huvid. Mul on olnud üks mingi kiilakas tüüp nüüd kohe on fiilistava Eesti kiilak, mingi Arno vist. See! Eesti Android Heit see. See on mul olnud kogu aeg. Glisherik on vist põhikooli haridus. Eesti keelt ei oska enam, soome keelt ei oska korralikult, maitat ei oska niikuinii, ajaloost ei tea sittagi. Mis ma siis veel ütlen? Aga kus sa tegelikult oled käinud? Kutseka või Kümna? Kutseka. Õigus jah! Glisherik ja Max tundusite alguses suht lambised kalmaarid, aga hiljem sain aru, et olete väga tublid ja andekad. Kes see üldse nagu tuleb? Kus sa oled nagu... Kalmaarid? Jah, esiteks, mida see tähendab? No lihtsalt nagu mingi lõdvikud, noh. Sidney tundus suht maakas. Ja siis ta kolis Tallinnasse. Jah. Ma olingi maakas. Ta ei näe seda vaadet siit praegu, aga nagu Tallinna kõige kõrgem vaade. See on see SEB maja nagu. Max riided on nii lahedad. Kust sa saad neid? No vaata, ma ei saa öelda, sest et kui ma ütleks, siis see koht oleks nagu, ma ei tea. Asas või? Ma tahaks nii, et kui ma kõnnin tänaval, siis keegi ei tule samade riietega osta. Sina ka või? Kinda. Aga ma olen hakanud küll nagu rohkem blänke ostma. Firmamärgid ei defineeritud või? Ja või üldse mingid tekstid ja asjad. Endal on Arcteritsi logo suurelt laubal. Glisherik. Su juuksed on nii lahedad ja need lokid appi. On küll, jah. Vaat see on konservatiivne soeng. See on küll konservatiivne soeng, jah. Max ajab närvi mind. Tal toxic self-confidence. Fuck you. Omatud! Ei, aga sa pead siis shadow workima, siis kui sind triggerib see, et keegi on liiga enesekindel, sa oled vihane sellepärast, et sa ise ei ole. Tead, mingil määral jaa, aga samas ma arvan, et inimesed näevad läbi, kui sa oled just see mingi nagu toksiliusus, sa oledki mingi Aga sust jääb küll veits siuke mulje, et sa oled nagu... Okei, võta sul on toxic self-confidence. Aga mis see tähendab toxic? Nagu siuke üleolev, siuke nagu, et ma olen parem kui kõik teised. See on nagu siuke toxic self-confidence. Teeme siinkohal ütlen, et ei ole. See oli kunagi suht toxic, kui ajasid, et oled vaene ja ise käisid Billie Eilishi kontserdil. Esiteks! Sidney, see pole väärt, seda pole väärt. Minu raha läkski väga suurel osal lihtsalt kontserditele. Ma olingi vaene, sest ma käisin kontsertidel, sellepärast ma olingi. Ja nii peabki olema. Jaa, ma panen oma raha elamustele ja siis ma nälgin ja söön nuudleid. See ongi ju kõige parem investeerimine, kui sa investeerid endasse. Muidu sa jooksvaasele ja läks mökusse. Siis ma eile tulid. Ma mõtlesin just üks päev väga palju sellele, et ma töötan nii palju, aga mul ikka raha ei ole. Nii et ma siiani ütleks, et ma olen vaene. Ma lihtsalt, see on nagu sellepärast, et ma panen kohati oma rahad lihtsalt valedesse kohtadesse. No minu jaoks õigetesse kohtadesse. Sidney on Slay Queen ning Erikule Maxile veits pohhui kõigest. Tegelikult ei ole. Nagu pohhui. Jaa. Sina tundud küll siuke, et see on nagu Erikul on kõigest. Aga sul ongi. Kõigest ei ole.
võib-olla ma ei näita seda välja. Ma näitan seda täiega välja. Sydney tegelikult naerab rassistlike naljade üle. Vabandage väga, ei naera. See kõretsi klišeerike Max valesti tegelikult siin. Mina ei naera rassistlike naljade üle ja ma ei tee ka rassistlike nalja. Tellite Maci ekstra hapupurgiga. Ei. Kui ma nokin need sealt välja, saad aru, mu Maci purksi vahel on lihtsalt juust, biff ja ketšup nagu. Need Maci hapupurgid ei ole üldse see soe ära vettinud väike lett seal vahel. Aga kui nagu ise teen, siis ma panen küll ohtralt nagu. Mina ei võta ära kunagi, aga ma ei pane juurde ka. Väide vastu lükatud. Factual. Su arvamus on vale. Väga vale. Järgmine kord kinnita. faktidega. Max tundub väga ülbe. See arvamus on ka vale. No Sydney tundub ka IRL apparently ennast täis ja ülbe. Ei ole. Mina ka ei ole. Klišerik tundub vaikne ja ülbe. Sydney tundub selline, kes on muidu crazy, aga vanemate juures on pai laps. Sydney paneb hevilt MDMA-d ja juppe lihtsalt. Issand jumal. Piip, piip! Ma ei ütleks, et ma olen nagu crazy enam. Mul oli crazy era, aga see ei kestnud väga kaua. Crazy era. Face mom. Aga olen küll vanemate juures pai laps, jah. Kes ei oleks? Need on su vanemad. Jah. Sa lihtsalt ei tee mingeid asju enda vanemate ees, nagu sa muidu teed. Ja see ongi just see respekt asi näiteks, et lihtsalt nagu viisakus ja austus. Sydney on emotsionaalne, aga ei näita välja seda. Ma ei näita vist endale ka välja seda. See on miski, millega peaks töötama. Oo jaa. Ma arvan, et see on lihtsalt see, et ma kuidagi olen alati väga iseseisev olnud. Mina ja ma ei taha abi ja ma pean kõigega ise hakkama saama. Nagu näidata teistele. Nagu kellegi teiselt nagu abi saada. Nii vastik. Tegelikult see vist on õige. Emotsionaalne, aga ei näita välja seda. Jah. Minu meelest see väga hästi põhjendada enda emotsioone nagu. Aga see ongi see, et ma nagu seletan, aga ma ei näita. Aga nagu see emotsioon ise ei tule välja. Minu arvust on teie sees veel rohkem peidus, kui ütlete. Kas see ei ole nagu iga inimese? See on 100%. See on reaalselt... Aga no mingite asjadega sa ei tunne vajadust, et kõik peaks teadma seda. Läks lühike, aga samas ka ülitore. Kuigi natuke ülbe alkosõltuvus. Kusjuures ma terve aasta kaine olnud. See kui inimene paneb, sa oled lühike, aga ülitore. Backhanded. Ja backhanded. Kompliment, jah. Ütled, et ma olen nii paks ja mingi, ei, sa oled jumala ilus. Ma ei öelnud seda. Okei, jah, ma olen lühike. See on mu kõige suurem ebakindlus, hästi tabasid selle. Tegelikult ka on, jah? Ma arvan küll, jah. Sa oled short king lihtsalt. See on nii mitu selline öelda. Klišerik pohhuist, kes ei viitsi oodata midagi ja pidudel joob lauaviina või siis siidrit. Mingit vahepealast ei ole, kas puhas lauda või siidrit. Siidrit ei joo, lauaviina joon. Erik ülivaikne ja selline, et kui ta midagi ütleb, siis see kuld. Ma ei tea, ta tundub liiga pikk. Pikad suht värdjad nagu ma ei tea. Liiga pikk, okei, sorry. Ja värvides. No värvides, seda ma ei usu, et ma värvides olen, aga kuidas kellegi tundun, siis ma ei tea. Max. Kloun! Muhe selgelega chillida. Tundub lühike. Normaalne parm ja nark arvab endast liiga palju. No lihtsalt, no ongi lause vaidleb 5 korda endaga. Muhe selgelega chillida, arvab endast liiga palju. Kõik on minu kohta. Kuulsal mehel mitu nime. Lugesin seda estat lauset. Sydney, selline, kes tundub hästi korralik, aga tegelikult on väga bad girl. Siis lilla devil emoji. Kui on pidu, siis Sydney arvab, et joob kõige rohkem, aga tegelikult kustub kõige kiiremini ära. Ei, ma ei ütleks seda. Näeb välja, nagu ta oleks kassi inimene. Ei vaata eriti uusi tutvusi. Välja arvatud siis, kui on täis. Hakkab hoorama. Ma ei saa hoorata. Ma hetkel olen, mis see sõna oli? Suhtes. Ei, mis see enne ütles, et stabiilne või? Ma ei ole kassi inimene. Ma olen koera inimene rohkem. Ma kassidest suva tegelikult. Ja ta ei ole bad girl. Sydney hästi soe inimene, aitäh. Alguses tundus, et Max ja Klišerik on järgmised ühe hiti lauljad. Kuni sain aru, et nad tegelikult ka rahvale ilgelt peale lähevad. Sydneyt oli kunagi cool vaadata, aga siis ma kasvasin suuremaks ja cringe'isin selle peale nii väga. Nüüd on jälle norm vaadata. Thumbs up emoji. Mina ei ole kunagi arvanud, et te olete ühe hiti wonderid. Minul on alati olnud usku Klišerikusse ja Maxi. Aitäh. See on nii kaua, kuni sa teed teise hiti nagu. See hirm on ikka alati sees nagu äkki nüüd läheb täiesti nagu mõttetuks nagu, et mingit tulemust ei tule. Klišerik tundub selline, kes rüvedalt charge'ib kõiki ja kõike. Please öelge, et nii pole. Ei ole. Ümber lükatud. Ma ei tea, kas ma olen näinud charge'imast kedagi. Erikul on pohhuid nagu kõigist. Mis on hea ja halb asi nagu. Kui sul on ootused Eriku suhtes, et tal ei ole sus pohhuid, siis nagu sa pettud, sest et ta on sus pohhuid. Lähedased on ikka. Nendest ei ole pohhuid. Erik on veits siuke, kui ma ütleks, et ma tapan ära, et siis Erik oleks mingi ära tee. Klišerik ja Max mõlemad väga insecure tegelikult. Hell no, aga okei.
ma tulin sellest, et ma ei julgenud enda särki vahetada. Kehalise kasvatuse tunnis läks seda vetsu tegema ja nüüd ma ei tea, ma võiks ilma särgita kuskil Tallinnas ringi käia, siis ma tunnen suht 100% end kogu aeg. Ma arvasin, et su nimi on Signe, aga kutsud ennast niisama Sidniks. Ei, mu nimi on päriselt Sidni. Signe, jah. Signe. Ta arvas, et mu nimi on Signe, jah. Signe on siuke tädi nimi. Mul selle nimega seosnes Soomes on hästi levinud nimi on Sini, nagu ilma teeta. Ja siis ma kommenteerisin kunagi mingisuguse Soome kollase ajakirjanduse artikli alla mingi kommentaari. Mingi mees sai ülipahaseks mu peale ja kirjutas sinna, et ta üritab olla huvitav ja tegelikult enda nimi on Sini ja paneb sinna D juurde, et ta tunduks lahe. Ma mingi, issand, mul lihtsalt on nii lahe nimi, aga aitäh sulle. What's your favorite TV show? Last of Us. See siit kempib nagu. Breaking Bad. Euphoria. Jaa, Euphoria. Stranger Things. Aga vaata Last of Us'i. Pedro Pascal, uus Üllar Saaremäe. Saad vaadanud? Viimane vaatamata, viimane. Mitu osa see on? 9. Nüüdseks, kui ma praegu seda videot monteerin, on Sydney Last of Us'i ära vaadanud ja tõesti südamest julgen soovitada seda kõigile. See on nii fucking hea sari. Mina läksin sinna, ma ei tea mitte midagi sellest sarjast. Ma olin mängu mingi 10 minutit mängin, aga see on banger sari. Zombie Apocalypse sari. Nii fucking hea. See on Max sulle jälle, aga see on nagu wow. Ma armastan Maxi kogu oma südamega sellest ajast, kui ta juba ainult Twitteris nalja tegi. Ma oleks valmis temaga abielluma kohe. Nagu no cap, ma arvan, et me oleksime power couple. Ei, ma vaatan, nüüd ma... Vaata, see naatuks! Oota. Et kui keegi kirjutab siukse asja, mu reaktsioon on siuke... Nüüd mul tekib siit tunne, aga ei, ma ei tea, no hit me up siis. Oota, see jätkub ka veel. Teine tuli veel. Damn. Also, selle abielu jutu jätuks ma tahaks öelda, ta tundub IRL suht munn. Sinna see sõrmus läks nagu äkki. Äkki talle meeldib toksik nagu. Must tutis veits pragada saanud temalt ja kurjasi pilke, kuigi ma ei teinud midagi. Pragada? Aga noh, võib-olla ta sellepärast mulle meeldibki. Tutis. Ma räägin. Kes see teist stuudiotöötajatest on see? Ja võib-olla ta on kibestunud lihtsalt sellepärast, et ta pole minuga abielus. Issand, palun tulema juurde ja räägi muga sellest. Issand, mind huvitab ka, kes on, kes on niimoodi. Mind ka. Need on palju selles stuudios, et mõtlen nagu. Soomlased on tundunud alati räpased ja pesemata ja Sydney tundub ka. Eerik peseb end nagu liiga tihti minu meelest. Eerik on väga puhas. Mul on see, et ma tahan nagu... Enne ma tegin seda, et tahtsin alati puhtana voodisse minna. Aga nüüd on viimasel ajal see väsimus hitib niimoodi, et kõmm ja siis pesed hommikul. Pesed nagu liiga palju, aga käsi ikka ei pese, kui vetsus käid. Ma tulin oma mega helikvalliga siin veel rääkimast, ma ei vastanud sellele küsimusele siin. Ma ei ütleks, et ma olen räpane. Ma ei ütleks ka, et ma olen kõige puhtam inimene. Ma natuke ikka vahepeal olen räpane. Mulle ei meeldi see pesema minemise protsess. Mulle ei meeldi, kui ma tean, et ma lähen pessu ja mul läheb seal nii kaua aega. Ma ei viitsi minna sinna pessu ja 2 korda šampooniga pead ära pesta ja kuradi dušikeel ja sheivida ja kreemita ja mida iganes. See on tüütu protsess. Ma teen seda, sest ma pean, aga see on tüütu. Ja sellepärast ma ei tee seda võib-olla nii tihti. Sest see on nii fucking tüütu lihtsalt. Nii et jah, võib-olla ma olen räpane, ma ei tea. Mitte väga, natuke. Klišerik on selline vend, kes plaksutaks ja ütleks hurraa pärast lennuki maandamist. Tegelikult iga kord, kui ma laevaga tulen, siis ma... Eerik ei ole nii white. Mulle üldse ei meeldinud, kui Max peale valimistulemusi selle ühe TikToki alla, kus 2 vanadedi muljatasid bombastic side-eye kommenteeris, jättis mulje, nagu tema arvates pole demokraatlikus riigis okei oma arvamust avaldada. Bombastic side-eye oli sellel fucking naisel. Mida see oli? Jumal fucking hea kommentaar. See mutt oli niimoodi. Ja see teise enda sõbranna kohta. Jah. Kas te saate aru, ma ei ole konservatiivne. Ma hääletasin Reformierakonna poolt. Fucking hell. Ma hääletasin Stig Rasta poolt. Ta oli umbes müüsest niimoodi, et artistidele rohkem vahendeid ja raha. Eesti 200. Ma hääletasin ka Eesti 200, hea töö. No, me ei võitnud. Aga me saime valitsusse ikkagi. Me. Noh, kuidas siis emotsioonid on? Lähete nuttes ära või? Ei lähe. Algas pauguga, aga see on kellegi arvamus. Praegu sa muutsid enda arvamust võib-olla nii. Ja kui keegi Signe siin videot vaadates on alla 40 aasta, siis kommentaari alla. Saad rare. Saada see mingile Signele. Kuulame jõud lugu. Ja striimige igal pool ja vaadake muusikavideot. Väga vähe lugu. Ja tulge laividele. Kui sa mõtled mu peale, siis kuula lugu, mõtled mu peale.
panen kõik lingid alla, jälgige Klišerikut ja Maxi Instas ka. Kui see video saab 12 000 laiki, siis Sydney teeb OnlyFansi. Aitäh, et te tulite. Subscribe. Aitäh, et kutsusid. Mina näen teiega siis, kui näen ja Erikut ja Maxi kohtute siis laividel ja YouTube'ist. Slava Ukraini. Jah.